Tere! Minu nimi on Kärt Maalin ja töötan Ida-Tallinna Keskhaiglas ämmaemandi imetamisnõustajana. Täna on meil plaanis loeng teemal vastsündinu hooldus. Alustame siis sellest täitsa algusest, kui see laps siia ilma sünnib. Lapsena on olemas kõik vajalikud meeled ja nendega võiksime ka arvestada siis, kui ta siia ilma sünnib. Ja kui võtame selle lapsukese endale ette, võime ta tõsta niimoodi silmade kohale 20-30 sentimeetri kaugusele, siis täpselt nii palju see lapsukene ka näeb. Ja sellist väikest harjutust võib teha kodus ka oma lapsega, et õpetada siis seda silmade fokusseerimist. Mis meeled tal veel on? On olemas ka haistmismeel. Kõige siis paremad lõhnad, mida ta tajub, on ikkagi oma ema ja isa sellised naturaalsed lõhnad. Kallimad sellised parfüümid, need võib jätta kuskile kaugele kapinurka, et esimesel eluaastal kindlasti sellised naturaalsed lõhnad on kõige sobivamad talle. Maitsemeele poelt siis maitseb ikkagi inimlastele oma ema rinnapiima maitse, mis on kõige siis tuttavam neile. Ja kui räägime siis kompimisest, siis meie täiskasvanud me kombime kõige rohkem kätekestega, kätega. Aga laps esimesel eluaastal tema kõige rohkem siis kombib ja avastab seda maailma suuga. Et seal on kõige rohkem neid retseptoreid, millega ta siis avastab. Ja oluline on ka turvatunne ja lähedus lapsele. Selleks on ikkagi hea pakkuda seda lapsele, hoides teda süles või enda rinna peal. Et see on väga mõnus selline koht siis, kus olla ja neid puudutusi siis pakkuda lapsele. Siin samamoodi ka slaidi peal, on näha see nahk-naha kontakt, kus siis laps on pandud ema kõhu peale. Peale on siis talle pandud tekikene ja pähega mütsikene. Et see on kõige parem koht, kus lapsel siis kohaneda oma emaga ja selle uue keskkonnaga. Kui juhtub selline lugu, et laps sünnib näiteks keisrilõike teel, siis tegelikult seda nahk-naha kontakti on võimalik teha ka operatsioonisaalis. Et seal on siis niimoodi, et kui laps sünnib ilma, pannakse ta ema rinna peale kõik tekid ja soojad asjad peale ja nii kaua, kui ema siis õmmeldakse kinni, saab siis lapsukene seal oodata millal siis oma emaga koos sealt operatsioonisaalist ära saab. No kui on erakorraline juhtum, siis on ka selline lugu, et võib-olla seda nahk-naha kontakti otse seal operatsioonisaalis ei saa teha. Siis on see koht, kus isa saab siis tõttata appi ja isa saab oodata ema siis ooteruumis koos lapsega nahk-naha kontaktis ja väga soovitame. Ja tegelikult, miks see nahk-naha kontakt siis oluline on? Et see on esimese siis sellise kiindumustunde tekkimiseks ema ja lapse vahele oluline. Samuti on seal mõnus ja hea soe, kui laps on ilusasti kaetud ja soodustab ta ka muidugi esimest imetamist, mis on siis esimene võimalus siis süüa, et kui nahk-naha kontaktis olla, siis see seda teeb. Ja see nahk-naha kontakt on selline turvaline koht siis lapsele, kus olla. Tavaliselt on ka vähem nuttu lastel, kui nad seal nahk-naha kontaktis saavad olla ja kohaneda. Aga mis veel siis võib juhtuda seal esimeste elutundide jooksul, esimeste minuti jooksul? Pannakse lapsele ka esimene hinne. Seda hinnet kutsutakse siis apgarindeks. Hinnatakse last 10 palli skaalal siis. Vaadatakse siis lapse südametööd, siis hingamist, reflekse, lihastoonust ja nahavärvust. Et pannakse ta esimesel ja 5. minutil lapsele.
Aga mis te peaksite mäletama sellest on see, et kui see hinne on 7 või rohkem, siis järelikult teie lapsega on kõik hästi ja ta saab jääda teie juurde sinna nahk-naha kontakti. Et pannakse see sama hinnega teile sinna sünnikaardi peale kirja, et siis kui te vaatate, et mis need hinded on, et siis seal see hinne on. Ja sellist päris maksimumi kindlasti ei pea ootama, et väga vähesed lapsed 10 saavad, et pigem on seal niimoodi, et 9 ja 8, et selles kandis. Aga mis me veel jälgime, on see, et kuidas see laps siis toime tuleb. Nagu me rääkisime, on ta seal nahk-naha kontaktis ja tavaliselt esimesed minutid ja kuni 40 minutit on selline vaikne ärkveloleku periood. Ja nagu näete ka slaidi peal, et selle lapsel on silmad niimoodi suurelt lahti ja harjub, kus kohas ta siis nüüd on. Ja kui hakkab vaikselt see lapsukene nihelema, hakkab võib-olla panema rusikat suunurka või hakkab pead pööritama, et siis tegelikult on see märk sellest, et võiks talle pakkuda ka seda esimest toidukorda. Mõni hakkab isegi juba ise nagu roomama sinna rinna poole ja siis ongi esimese toidukorra aeg ehk imetamise aeg. Edasi räägime siis vastsündinu kaalust. Et mida võiksite teada vastsündinu kehakaalu kohta on seda, et tegelikult on täiesti normaalne, kui lapse kaal langeb esimesed 3 päeva. Sest nad sünnivadki siia ilma väikese varuga ja muidugi on see seotud ka emaga, sellepärast et esimesed elupäevad tulebki emal pigem niimoodi sellist rammusamat ternespiima, mida tuleb tilkade viisi. Aga kui seda kaalu nüüd ka siit slaidi pealt vaadata, eks ju, siis on välja toodud ka sellised normkaalulangused. Ja võiks see kaal siis maksimaalselt kuni 3. päevani langeda ja kuni 10%. Kui ta nüüd langeb nendest vahemikkudest natukene rohkem, et siis peame tõesti vaatama, et mis on selle kaalulanguse põhjus, kuidas selle imetamise rütmiga on ja kas on vaja kuidagi lapsukest, eks ju, kaalu koha pealt aidata. Aga alates 3. elupäevast võiks siis lapse kaal hakata tõusma ja võiks ta tõusta niimoodi 20 kuni 30 grammikest, eks ju, siis sööpäevas vähemalt. Ja 2 nädala vanuselt võiks siis laps olla tagasi oma sünnikaalus ja see on ka see aeg, kus tuleks siis perearsti külastada ja vaadata, kuidas selle kaaluga lood on, et seda kindlasti soovitaks teha. Aga räägime natuke ka, kuidas siis seda vastsündinut hoida. Et siin slaidi peal on tegelikult hästi tore pilt meie imetamise toast, kus on olemas siis 3 erinevat ema. Ja kui te nüüd tähelepanelikult jälgite, siis iga ema tegelikult hoiab oma last natukene erinevalt, et kuidas ta neid käsi sinna paneb. Aga mis neil kõigil on ühine, on see, et lapse kael ja siis selg on toetatud, et see kael on siis kõige üks nõrgemaid kohti lapsel, et mida siis tuleks toetada nii kaua, kuni ta ise seda pead siis ei jõua hoida. Ja need asendid on siis siin näha, et kes paneb käed risti, eks ju, kes hoiab siit käe juurest ja pepu juurest ja kes hoiab niimoodi kaela juurest, et neid siis saab proovida ja vaadata läbi oma lapsega ka. Ja nagu me ennem juba vaatasime ka seda silma vaatamise asendit, et see on täiesti selline mõnus ja hea siis meetod, kuidas siis lapsel seda pilku aidata fokusseerida. Ja mis veel siis nagu siin ka slaidi pealt on näha, et üks emme, kes oma vastsündinut siin hoiab, on oluline see tegelikult, et me vahetame ka käsi. Et alguses muidugi kindlasti alustame selle käega, mis meil on tugevam ja kindlam, eks ju. Aga kui juba see oskus ja jõud on olemas, kuidas lapsega tegutseda, et siis võiks vahetada ka käsi, sellepärast et see on vajalik siis ergonoomika mõttes nii endale kui ka lapsele, et erinevad kehapooled siis, et ei harjuks ainult ühe käe peal last hoidma.
ja et ma võikski näiteks teile, kuidas siis hoida last siis selles asendis, mis siin emme hoiab, mis on siis nagu selline tiigrikutsu siis oksa peal asend, mis on tegelikult väga, väga mõnus asend, kui lapsel on muresid näiteks kõhuga ka, et siis saab teda siin paitada vaikselt ja kiigutada, et lastele tavaliselt väga sellised asendid meeldivad. Et sa hoiadki siis siit jalast ja laps on siis sul käe peal siis nagu oksakese peal. Et nii võiks ta välja näha. Edasi räägime siis natukene ka magamisest. Kui palju siis need vastsündinud magada võiksid? Et tegelikult see on selline individuaalne küsimus. Et iga lapsukene magab natukene erinevalt, aga keskmiselt kuskil niimoodi 16–20 tundi võiksid siis nad magada ja tukastada. Aga see jaotub siis ööpäeva peale erinevalt ära ja otseselt neid niimoodi lugema ei pea neid tunde, aga lihtsalt teile nagu informatsiooniks jagada. Ja eks sellega võiks arvestada, et kuskil tunnikene, 1,5 võib-olla see päris väikene lapsukene teil maksimaalselt niimoodi pärast seda söömist üleval on, aga tihti ka juba varem lähevad magama. Kuidas siis see magamine kodus võiks siis organiseeritud olla, et tegelikult nagu ka siin slaidi peal on näha, nii võiks see elu olla ka korraldatud, et võiks olla selline väikene külgvoodi, mis siis on oma selle ema ja isa voodi kõrval siis olemas, et just need ööd kergemini üle veeta siis. Ja võiks olla siis lapsukene, ema ja isa, nii see magamine välja näha. Voodi võiks olla siis täitsa tühi, et seal ei tohiks olla mingeid patju, mänguasjusid, et need seda last segaksid. Tekikene ikka, kui on jahedamad ilmad, siis lapsukesel võiks olla. Ja päevasel ajal võib ka neid väikseid uinakuid ja magamisi teha niimoodi siis koos kõht kõhu vastus emme või issi peal, nagu siin ka piltidel on näha. Üksi last kõhuli magama voodisse ei soovitaks jätta teil. Ja kuidas siis, kas saabki last sinna täitsa üksi voodisse jätta, et see ka täitsa oleneb lapsest, eks ju, mõned on sellised väga head magajad, magavad ilusasti seal oma voodis, teised vajavad rohkem lähedust, et sellepärast siin selline naljapilt ka teile pandud, et kus need käed siis on tehtud, et last hoidmas. Ja haiglas me alguses paneme lapse tavaliselt magama külje peale. Ja kas siis väikene tekirullikene siia selja taha või siis lihtsalt jäävad sinna voodi külje peale nagu toeks, eks ju. Et kui peaks olema toidu tagasiheidet, siis nad saavad seda välja siis, võib see siis välja tulla. Aga kui te juba oma last väga hästi teate ja ta seal selja peal alati selle peakesega külje peale keerab, et siis võib see lapsukene magada ka täitsa ilusasti selja peal ja turvaliselt seal. Räägime ka siis toitmisest, et meile inimlastele kõige parem toit on ikkagi oma rinnapiim. Ja nagu siin pildi peal on näha, on tegelikult näha üks väga mõnus, hästi söönud lapsukene rinnaga, et selline võiks olla siis siuke hea imetamisvõte ka välja näha, et kus alauul on siis rullis, nina mõnusasti vastu rinda ja lapsekene siis kõht kõhu ka ema vastus, et niimoodi külje peal siis sööb. Palju neid toidukordasid võiks ööpäevas olla? Vähemalt 8, et ta ilusasti kasvama hakkaks. Aga mõni laps sööb ka 10 korda, teine sööb 12 korda ja ka 16 korda on täiesti norm söömine. Jagunevad nad siis ära ööpäeva peale ja tegelikult võiks olla niimoodi, et kui laps ikka annab märku, et ta süüa tahab, et siis võiks talle seda rinda pakkuda. Eriti oluline on see esimestel päevadel, kuna siis ta õpib, kuidas see imemine võiks välja näha.
ja vaikselt seda piima siis järjest rohkem tuleb, mida tihedamini see seal rinna peal käib, sest nagu me ka ennem rääkisime, siis esimestel päevadel tuleb rinnapiima selliste tilgakeste näol, mis on siis ternes piim. Ja kuskil 3. kuni 5. päeval võiks siis hakata rohkem piima tulema. Ja koos söömisega käib kaasa ka see, et lapsukene võib toitu tagasi heita. Ja selline väikene toidu tagasiheitmine tegelikult on täiesti normaalne. Ja kui laps ilusasti kasvab ja sööb ja teda ennast see ei häiri. Aga kuidas me saame tal seda elu natukene kergemaks teha, on seda, et pärast söömist me võiksime võtta lapse ülesse. Ja kuidas mina tavaliselt teen, et ma toetan siit kaela ja siis panen pöidlad kaela alla ja tõstan lapsukese siis üle õla. Nii et peakene jääb siia üle õla, peppu on toetatud ja oleks, kui mingi väikene rätikukene oleks ka õla peal, et siis kui peaks toitu tagasi tulema, et siis ei määri oma riideid ära. Võib ka niimoodi vaikselt patsutada siis altpoolt ülespoole, et aidata seda õhku siis välja tulla. Et siis on natukene kergem lapsel. Ja äravõtmine on samamoodi see, et ikkagi kontrolli all, et see peakene ei saaks siis ja kaelakene ei saaks siis haiget. Et see on üks variant, kuidas siin õla peal hoida, aga võib ka lihtsalt siin enda rinna juures hoida, et võib ka lihtsalt, et siuke püstisem asend on hea, kui see väike krooksukene tahab siis lapsel tulla välja. Edasi räägime siis, miks laps nutta võiks, et kindlasti olete näinud neid lapsi, kes nutavad ja on mõte, et miks see laps küll nutab ja kindlasti valmistab see ka natukene stressi. Aga ütleks seda, et tegelikult see nutmine on lapsel suhtluse viis. Et andmaks teile teada, et midagi talle ei meeldi. Siin on slaidi peal ka näha mõned sellised mitte nii rahul olevad, eks ju, lapsed. Aga mis need põhjused olla võiksid? No näiteks lapsel on, eks ju, esimene asi, mis kohe mõtlete, et on kõht tühi. No kui laps on söönud, siis järelikult võiks tal ikkagi see kõht nüüd täis olla. Siis, mis kohe pähe tuleb, on, eks ju, mähe on märg. Kui mähe on märg, eks me siis vahetame selle ära ja piilume sinna. Võib-olla ka see, et näiteks pepu valutab, no vaatame selle üle, et ei oleks pepu et pepu oleks ikkagi puhas, siis pepu on puhas. Aga võib-olla ka lihtsalt see, et üksildustunne, et ta tahab olla teiega koos, vajab lähedust. Või siis näiteks kõhukene valutab, et siis pärast hiljem vaatame ka, mis selle kõhuvalu puhul teha. Võib-olla, et liiga soe on või liiga külma, kus me siis seda kontrollime, on see, et me võime 2 sõrmega panna niimoodi kaela taha ja vaadata, et kui seal on ikkagi niiske ja soe ja märg, siis järelikult lapsel on palav ja võiks neid võtta riideid vähemaks. Kui seal on külm selline hiki, siis järelikult on külm, et siis võiks panna riideid juurde. Käte ja jalgade järgi me nii väga hästi seda ei tea, sellepärast, et need on keha kaugemad asetsevad osad ja need nagu seda üldist temperatuuri ei näita. Aga no kui ikkagi on külmad, et siis võiks need sokid lapsele jalga panna, aga üldist temperatuuri võiks siis siit kaela tagant vaadata. Võivad olla ka näiteks helid, et on liiga lärmakas, eks ju, seal ruumis, et siis see võib olla, või on liiga valge või liiga pime. Et tegelikult neid nutupõhjuseid võib olla väga-väga palju mitmeid ja siis lihtsalt tulebki oma peas läbi käia need põhilised, eks ju. Ja siis mõelda, et mis siis edasi, kuidas abistada seda lapsukest saaks, et lahendada seda olukorda, aga ise tuleks siis säilitada rahu selle juures. Ja nüüd tegelikult räägimegi ka sellest kõhuvalust, et kui peaks olema need väikesed kõhu ebamugavused. Väikesed ebamugavused kõhus ikkagi pea igal lapsel on, et see on sellega, et see toit, eks ju, järjest tõuseb ajaga.
Aga sellised tõsisemad need mured, eks ju, need kooliku mured, mida vist paljud on ka kuulnud, eks ju, mis on siis see, et kuskil 2-nädalaselt tekivad, eriti just õhtuti, kus see lapsukene nutab ja mitte miski nagu ei rahusta teda, tundub niimoodi. Et siis mida sellel korral siis teha ja mis vahendeid kasutada. Et selleks võiks küll teile mõned nipid anda. Et kui see koolikuvalu on, siis see kõhukene läheb niimoodi punni, ta on punane, võib isegi neid veresoonekesi siin kõhu peal näha. Et siis võib näiteks panna soojakotikest lapsele kõhu peale. Võid võtta last endale sellesse nahk-naha kontakti lähedusse, nagu ta esimestel elutundidel, eks ju, oli, et see võib pakkuda rahuldust talle. Võib teha väikest siis kõhumassaaži. Võib teha selliseid kujulisi liigutusi ümber siis nabapiirkonna, teha täppikestega. Või teha ka selliseid väiksemaid laineid, et natuke neid kõhumuresid siis leevendada. No mis veel võib teha? Võib teha ka sellist jalgratast. Et see aitab ka näiteks neid puksukesi, gaasikesi väljutada. Ja kui kodus on näiteks pallikene või palli peal koos lapsega rahulikult hüpata, et selline vibreeriv siis liigutus, et see võib mõjuda lapsele hästi. Võib ka panna mingit rahustavat muusikat, näiteks valget müra või mingit sellist merekohinat, et see võib mõjuda rahustavalt. Samuti võib see rahustavalt mõjuda ka lapsevanemale, eks ju. Et siis mõlemale selle koha peal. Ja võib vanni teha, et see ka aitab ja rahustab. Kui ta tõesti juba väga endast väljas on, siis muidugi siis see vann võib-olla ei ole kõige parem mõte, aga peab siis jälgima lapse järgi, et kuidas tundub. Aga kui tõesti on see tõsine, see koolikumure ja tundub, et mitte midagi ei aita, et siis võib ka muidugi abi küsida. Eks ju. Ja on olemas apteegis ka sellised tilgakesed, mis on siis need simetikooni tilgakesed. Et võib proovida neid, et äkki aitavad neid siis ka nende gaasivalude vastu. Et need on sellised variandid siis, mida saab kasutada. Aga räägime ka kakamisest ja pissimisest. Et siin slaidi peal näete ka, on esimene siis pilt on sellisest rohekast limasest kakast siis. Et see on täiesti tõenäoline, et teie lapsel esimestel päevadel selline kaka siis on ja see on täiesti tavapärane. See on siis mekoonium, kuidas me teda kutsume ja seda on üpriski raske ka sealt pepu pealt ära pesta, aga saate hakkama. Ja kui hakkab nüüd tulema siis rohkemalt seda piima, lapse kaka hakkab minema niimoodi 3., 4., 5. No esimese nädala lõpuks kindlasti võiks ta olla selline kollane, võib olla siis puderjas, nagu seal all pildi peal on näha, või siis võib ka olla vedelam, et see on ka täiesti normaalne, et siis võiks see kakakene muutuda kollakaks, eks ju. Kui tihti laps siis kakada võiks? No vähemalt korra päevas võiks lapsukene kakada, kui juba piima tuleb rohkemalt ja kaalu tuleb juurde. Pissimine, 3., 4. päeval ikkagi alates võiks niimoodi 6-8 märgamähed olla. Ja mis siin üleval veel on, siis on selline roostekarva, need laigukesed ja need tavaliselt on siis mähkme eespool. Ja need on siis uriinisoolad, seda tavaliselt juhtub niimoodi esimestel päevadel ka. Kui seda peaks nüüd hiljem juhtuma, et siis peab vaatama, et kas laps ikkagi piisavalt vedelikku saab endale. Ja kui hästi läheb ja rohkelt seda head kraami on, et siis võib juhtuda ka selline lugu, nagu siin siis slaidi peal, pildi peal on näha. Edasi vaatame siis vastsündinu hooldust ja alati vastsündinuga toimetamise
on oluline, et me alustame puhtamast piirkonnast ja liigume mustama piirkonna peale. Ja eks ikka ka on enda käte puhtus ka oluline, et käed võiksid olla puhtad ja pestud. Aga kui vaatame siis vastsündinut, siis tema kõige puhtam piirkond on muidugi silmad. Ja mida kasutame siis silmade hooldusel? Haiglas kasutame silmade hoolduses naatriumkloriidi vett ja selliseid marlitutikuid. Et oluline on siis, kuidas me seda hooldust teeme, on, et paneme mõned tilgad naatriumkloriidi siis sinna tutiku peale. Ja puhastame me siis välisnurgast sisenurga poole. Ja silma siis nina juures teeme väikese sellise masseeriva liigutuse. Ühte silma puhastame ühe tutikuga ja teise silma puhastamiseks kasutame siis teist tutikut samamoodi välisnurgast sisenurga poole masseeriva liigutusega. Kodustes tingimustes naatriumkloriidi kasutama selleks ei pea, siis võib puhastada silma ka keedetud jahutatud veega. Silmasid võiksime puhastada hommikul ja õhtul ja nii kaua, kuni lapsed seda siis ise puhastada ei saa. Või kui juhtub selline lugu, et ka päevasel ajal näete, et silmad on mustad, siis miks mitte samamoodi puhastada need silmad ära. Edasi hoolduse põhimõtetel, mis meil oluline on lapse juures puhastada, on ka naba. Siin meil küll päris naba ei ole, aga pildi peal te näete siis ka slaidis, eks ju seda, milline see naba välja võiks näha ja kuidas see puhastamine on, nagu ka seal on näha, kuidas need sõrmed on siis avatud nabapiirkonnas ja nabapiirkonda puhastame samuti haigla tingimustes selle naatriumkloriidi lahusega ja vaikse vatitutikuga. Et tähtis on siis, et nabapiirkond oleks puhas ja kuiv. Teeme väikese sellise ringikujulise liigutuse ümber naba ja kõigepealt märjaga ja hiljem kuivatame naba ära ka kuivaga. Ja oluline on see, et kuni see nabaväät on siis alles, me jätame siis mähkme keeratud allapoole, et naba jääks siis väljapoole mähet, sellepärast et mähkme sees on oht, et tekib siis niiskus nabapiirkonna ümber. Kõige parem siis variant ongi lihtsalt selline kuiv ja puhas hooldus nabale. Kui kaua see nabaväät siis võiks alles olla? See on ka täiesti individuaalne, et tavaliselt selline ajavahemik on antud, et 3–45 päeva. Et millal see teie lapsel ära tuleb, et see on individuaalne. Ja kui juhtub nüüd selline lugu, et see nabapiirkond läheb siis punetavaks või hakkab sealt tulema ebameeldivat lõhna, et siis kindlasti tuleks tihedamini seda naba puhastada ja võib juhtuda, et sellest naatriumist või siis kodus keedetud jahutatud veest ei aita, et siis võiks seda puhastada saialile tinktuuriga. Aga nii kaua, kuni see naba ikkagi ei lõhna, ei ole punetav, siis on selline puhas siis vesi kõige parem selle naba hoolduseks ja kuiv keskkond. Ja kui naba siis, kui tihti seda naba puhastada võiks siis olla niimoodi 3–4 korda ööpäevas. Ja võiks siis olla võib-olla siis seotud ka selle mähkme siis vahetusega. Ja edasi tegelikult liigumegi siis mähkme juurde. Et vaatame, et kuidas see mähkme vahetus välja võiks näha. Ja ongi aeg siis, kui mähe on ära võetud, minna last siis kraani alla pesema.
kuidas me siis tüdrukut peseme. Tüdrukul haarame siit jalast ja paneme ta enda käe selja peale siis toeks. Miks on oluline just niimoodi hoida, on seetõttu, et tüdruku genitaalid on avatud mustusele ja peame pesema teda eespoolt tahapoole, nii et kaka ei satuks siia ettepoole. Ja kraani alla panemegi siis, katsume kõigepealt vee ära, kuidas temperatuur on ja kui on piisavalt mõnus, siis saabki panna niimoodi siis siia kraani alla ja veega siis lapse puhtaks pesta. Kui rohkelt kakat on, et siis peab vaatama niimoodi, et see kaka ei satuks siia ettepoole. Poistega on elu natukene kergem, siis me võime panna ta niimoodi käe peal, haarata samamoodi jalast ja voolava vee all otse saab siin ilusasti siis pesta selle pepu ära. Ja kui nüüd siis pepu on pestud, kuivatame lapse ilusasti ära ja vaatame, kuidas siis see mähe tagasi jalga panna. Edasi siis vaatame, kuidas see mähe tagasi jalga panna. Nüüd siis puhas mähe seekord, eks ju. Pepu on puhas. Siis tõstame jälle lapsukese ülesse. Paneme mähkme siia alla. Ja esimestel siis päevadel ja nii kaua, kuni see naba siis meil alles on, peame siis arvestama sellega, et me keerame selle mähkme siis ääre alla. Mina teen niimoodi, et ma keeran selle mähkme ääre allapoole ja hoian siit käega siis kinni ja panen krõpsukestega üle siis selle pehme ala. Hiljem, kui see naba on ära tulnud, siis saate juba seda pildi osa siis kasutada. Niimoodi mõnusalt see mähe võikski siis lapsel jalas olla. Mis me nüüd peame poistega arvestama, on see, et poiste siis peenise suuname allapoole. See on siis vajalik selle jaoks, et ei saaks jälle naba märjaks, eks ju. Ja kui peenis on üleval, võib siis teha meile väikese õnnetuse, et riided saavad märjaks ja naba saab märjaks, et jätame siis selle meelde. Et nii võiks siis poistega toimetada. Kui nüüd mähe on jalas, siis paneme lapse jälle riidesse ja saame edasi toimetada. Edasi räägime siis vannitamisest. See on see tegevus, mida te siis kodus saate ära proovida, et siin koha peal kindlasti näitame, kuidas peput pesta kraanikausis, aga vannitamine on siis esimene tegevus kodus teil. Ja kuidas siis ette valmistuda selleks? Kodus siis võiks olla puhas vesi, kuskil niimoodi 37 kraadi, et võiksite siis selle termomeetriga vaadata või siis oma käega katsuda. Tuba võiks olla rohkem soojem, et kuna laps kaotab temperatuuri päris kergesti, kui on külm ruum ja ta on ju täitsa paljas ka, et võiks olla 25 kraadi. Ja vannitamise asendit on ka samamoodi siis siin keskmise pildi peal näha, et lapsukene, kui ennem käisime kraanikausi all, hoidsime last siis jalas, siis seekord paneme käe siis kaela alla ja hoiame käest kinni. Teine käsi on siis vaba, millega saab siis last ilusasti pesta, vett juurde kehale tuua ja kas ta just esimesel korral selline rõõmus, nagu siin pildi peal on, et seda teile garanteerida ei saa, aga harjutamine teeb meistriks ja olukord läheb paremaks, eks ju. Pärast vannitamist tavaliselt võiks panna ikkagi mõnusad soojad riided selga, pähe mütsikene, et siis on hea soe olla ja tuleb ka tavaliselt uni. Nii ta võiks olla. Kindlasti ei tasuks minna õue kohe pärast vannitamist, et siis laps võiks saada külma. Ja üks aeg veel, millal vanni mitte teha on, et siis, kui laps saab vaktsiini. Räägime siis edasi uuringuprogrammidest haiglast. Üks uuring, mis kindlasti lapsega tehakse, on vastsündinute sõeluuring. Võetakse siis kannast verd ja uuritakse erinevaid ainevahetuslikke haiguseid. Analüüsid lähevad Tartu Ülikooli kliinikumi ja
tulevad vastused tavaliselt niimoodi 2-nädalase kuni kuu aja vanuselt lapsel. Et kui kõik on hästi, siis teiega ühendust ei võeta. Kui midagi on kehvemini analüüsidega, siis kindlasti võetakse teiega ühendust ja ka teie perearstiga. Mida me veel uurime, on laste siis kõrvad selleks, et avastada varakult, kui peaks olema probleeme siis kuulmisega lastel. Ja seda ka tehakse siis ennem, kui teid koju lastakse, et nagu ka siin piltide peal on näha, need mõlemad siis analüüsid, et kuidas need välja võiksid näha, et see kõrvu siis sellise aparaadiga kontrollitakse. Ja siis kannast võetakse verd, mis läheb siis sellise paberi peale ära saatmisele. Mida veel siis vastsündinul jälgida, on tema nahavärvi. Et võib juhtuda selline lugu, et teie laps läheb veidi kullaseks. Et kui see juhtub niimoodi 24 kuni 14 päeva vanuselt, tavaliselt, et selline kerge kullakus võiks olla täiesti normaalne, et see on füsioloogiline, aga kui laps tundub, et on natukene rohkem kullasem kui vajalik, siis muidugi lastearstid ja ämmaemandad ja õed vaatavad seda ja võetakse analüüsi, et kontrollida, kas see on normi piirides siis kullasus ja mida kontrollitakse, on siis bilirubiinitase, et see näitab, kuidas lapse siis maks töötab ja kuidas sellega lood on. Aga nagu ka siin pildi peal on näha nende protsentidega, et enneaegsetel vastsündidel esineb ikkagi tunduvalt tihedamini seda, ajalistel ka päris suure hulgaga, et siis nagu 45%. Räägime natukene veel vastsündinust. Kuidas teile need jalakesed tunduvad? Sellised ketendavad, ajavad nahka? Need on siis täitsa normaalsed jalakesed. Sellepärast, et mis juhtub, on see, et vastsündinu tuleb siis veekeskkonnast, maakeskkonda ja tema vahetab nahka, et esimesed paar nädalat seda teeb. Tõesti, kui ei ole selliseid tugevaid pragusid ja siis seda kreemi ohtralt sinna peale ei pea panema, aga kui emad ikka ised ja tahavad hoolitseda, et siis mingit sellist naturaalset kreemi võib siis lapsele panna peale ja tegelikult seda nahka võib siis tulla üle terve keha, et see nahavahetus on. Siis siin üleval on sellised valged täpikesed nina peal. Et need on ka täiesti normaalsed, need on vastsündinu siis emiiliad ja nendega otseselt midagi tegema ei pea, et lihtsalt anname informatsiooniks, et sellised asjad võivad juhtuda. Ja külje peal on siis sellised punased täpikesed põsekese peal, et siin võib siis olla tegemist selle vastsündinu erytreemiga, mis on siis selline kohanemise lööve, kui ütleksime. Ja see tavaliselt läheb ka ajaga lihtsalt ära ja on ka normipärane. Ja all on siis näha huulekesed, kus on üleval huule peal on villikene. See on siis imemisvill ja tavaliselt mulle kui imetamisnõustajale annab see märku, et teie laps on väga hea imeja ja suuri probleeme sellega ei ole. Aga kui piima ka ilusasti emal tuleb. Ja see on ka täitsa tavapärane nähtus ja sellega ka otseselt midagi tegema ei pea ja muretsema kõvasti ei pea, et see iseenesest ka läheb ära. Ja kui teie laps on rinnapiimatoidul, siis mitte midagi muud jooki ega sööki talle juurde vaja ei ole, kui ongi ainult rinnapiim. Aga üks erand meil tõesti on, et see on D-vitamiin. Seda siis tuleks lapsele anda alates 7. elupäevast ja vähemalt 2 esimesel eluaastal igapäevaselt tuleks anda. Siia on välja toodud ka toimeühikutesse, siis on 400 toimeühikut, et siin on igast erinevaid firmasid on olemas, et on sellised, kes toodavad ühe tilgaga, eks ju, ja on sellised, kes 5 tilgaga siis seda toodavad, et siis soovitakse anda niimoodi, et panete selle doosi lusika peale ja siis lusikaga annate lapsele ennem toitmist, et siis on nagu kindel see doosi suurus.
Ja räägime natukene ka väljaskäigust, jalutamisest, eks ju. Et see kindlasti huvitab, et millal siis võiks lapsega õue minna. Et kindlasti esimese õue mineku teete te siit haiglast välja minnes koju, aga millal sellist pikemat teha, et kui olete saanud selle koduse rütmi kätte, tunnete, kuidas ta magab, kuidas ta sööb, eks ju, siis suvisel ajal võiks juba minna sellise 4-5-päevase lapsega, miks mitte juba väikest jalutuskäiku tegema. Kevad-sügisel ajal võib-olla siis nädalavanuse lapsega ja talvisel ajal peab siis vaatama seda temperatuuri, et kui ikkagi sellised külmemad -10 ikka kraadiklaas näitab, et siis ei tasu minna. Ja võiks alustada väiksematest jalutuskäikudest, et võib-olla teha siis ümber oma maja tiir või siis ümber selle kvartali, et kuskil sihuke 10-20 minutit esimese jalutuskäiguga ja siis järk-järgult võiksite suurendada siis seda jalutuskäigu pikkust. Kindlasti on tehtud plaanid, et võiks lapsega minna välja jalutama siis vankriga, aga võib ka juhtuda selline lugu, et laps ei taha seal vankris olla. Et selliseid lapsi on ka täitsa olemas ja siis nende jaoks on tegelikult olemas teine siis vahend, mida saab kasutada. Ja see on siis kandelinakene või siis kandekotikene. Et siin slaidi peal saame ka näha erinevaid neid võimalusi. Mis on küll oluline, et tuleks siis jälgida, et see oleks siis, kui juba vastsündinuga hakata toimetama niimoodi, et oleks oluline, et see jälgiks lapse siis kehakumerusi, sest füsioloogiliselt on vastsündinul keha niimoodi kumer, et ei tohiks see kotikene siis toetada vastsündinu nagu olla selline tugev, mis siis nagu kindla sellise toega, et see võib seda seljale siis pahasti mõjuda. Aga selline see kandelina, mis siin keskmise pildi peal on näha, et see võiks olla väga hea nagu lahendus nendele lastele, kes siis õues kuidagi seal vankris ei soovi olla. Või siis on ka kodus toimetate ringi ja mõlemad käed on vabad, et kui laps on selline läheduse armastaja, et siis miks mitte seda kandelina kasutada kodus toimetamisel. Ja mis lapsel siis kodus olla võiksid valmis teil? Mõned mõttekohad siia oleme slaidile pannud ka piltide näol, et mõned podid, püksid ja neid tegelikult neid kõige väiksemaid suuruseid ei soovitaks teil niimoodi ohtralt ja palju kokku osta, et pigem selline 3-4 komplekti on täiesti okei, sellepärast et see laps kasvab ja päris kiirelt ja on vaja neid vahetada. Olemas võiks olla ka oma selline soe siis õues käimise kombekas, kui ta ikkagi külmemal ajal tuleb siia ilma. Ja oma rätik lapsel võiks olla ja mõned mütsid siis, mida siis kasutada kas vannitamise aeg või õue minnes. Et hea, kui need on olemas. Oma siis turvatool, eks ju, ka vanker, mähkimise koht ja voodi. Et mida siis soovitaks sellist, mida saaks enda voodi kõrvale siis panna ja vaikselt siis edasi liigutada, kui vaja. Ja vannikene siis, kus see vannitamine võiks toimuda. Veel võiks olla siis kindlasti koduses majapidamises kraadiklaas, selline, millega saab siis nii enda kui lapse temperatuuri mõõta. Võiks olla siis vannitermomeeter. Ja no kui lapsel palju juukseid on, et siis võite ka kammi sinna koju muretseda, aga seda vist ennem ette ei tea, et siis näete, kuidas läheb. Kindlasti võiks olla mähkmed ja siis naba ja silmade puhastamiseks vajalikud vahendid.
panin siia slaidile ka käärid. Kääridest küünte lõikamistest me küll ennem ei rääkinud, aga panin need siia sellised tõmbi otsaga käärid, et millal siis võiks lapsel siis küüni lõigata. Et pigem esimesed nädalad soovitaks mitte neid küüni lõigata ja lasta näha, kuidas siis lapsel see küün siis kasvab ja kujuneb. Aga kui juba tunnete oma käe all, et sõrme all, et ikkagi päris kõvad need küüned on, et siis võiks juba hakata neid küüsi ka lõikama, et jälgida siis hoolikalt seda tehes. Eks neid asju, mis lapsel veel seal kodus on, neid võib veel olla, aga need on siis sellised mõtted minu poolt teiega jagada. Ja kindlasti on pärast seda loengut tekkinud üles ka mõned küsimused. Hetkel siin videoloengu käigus me neid küsida, eks ju, ei ole võimalik. Aga teile on abiks meie personal, kui olete tulemas siis sünnitama ja sünnitusjärgses osakonnas, et siin on välja toodud ka pilt nendest mõningatest, et kindlasti küsige nende käest, et see võimalus on olemas. Ja lõpetaks siis sellise mõttega, et beebi sünnib armastuse vajadusega ja kunagi ei kasva sellest välja. Head ootusaega teile! Aitäh!